Järgnevas loos räägivad oma loo 2 julget noort naist, kes sattusid ühe ja sama mehe machinatsioonide võrku. Alustame Moonast, kes sai Paul-Alexa Reinsooga tuttavaks juba 2021. aastal. Kuidas sinu ellu see noormees üldse jõudis? Läbi Tinderi. Me saime kokku ka ja siis nagu algus oli niisama siuke suhtelaadne asi. Siis oligi see, et jah, ta küsis mult mingi 65 € bensiiniraha ja siis ta oli nagu, et ma maksan tagasi ja siis ma olin nagu okei, et mulle väga meeldib see kutt et nagu tahaks aidata ja siis lihtsamalt öeldes lüpsis mees noorelt tüdrukult mugavalt erinevaid summasid. Näiteks ütles lambist, et spontaanselt, et lähme rendiautoga sõitma ja siis tahtis, et ta on süüke kogu aeg rääkinud, et tema on 50-50 mees, et tema nagu naistele niisama välja ei tee. Ja siis ta tahtiski ka, et mu pool sellest rendiauto nagu rendist maksaksin ja siis mingil põhjusel kuidagi lõpuks me ikkagi ei läinud. Meil oli plaan, et lähme beach grindile koos, siis ta ütles, et see viib majutuse meile, siis küsis selle eest mult. Sellega oli ka lõpuks see, et ta oli, et me ikka ei viitsi minna. Ta üritas mulle Coldplay pileteid müüa, siis sinna läks mingi võib-olla veits alla 200 vist. Ühe juhtumi kohta siis see summa ei ole nii suur, aga kui järjest koguneb, mingisugune autorent, mis ära jääb, mõnikümmend eurot, siis majutus, mis ära jääb, jälle mõnikümmend eurot. Kas sa siis pärast seda, kui midagi ära jäi, küsisid ka tema käest, et kuule, ma tegin sulle ülekande, mille sa tagasi maksad? See on väga loll vabandust ja ma ei tea, kuidas ma nagu kohe selle peale ei tunda, et okei, see oli ikka täielik jama. Aga ta nagu ütles, et põhimõtteliselt tal on välismaa pangad ja et sellepärast selle ülekandega läheb aega ja võib-olla sellepärast ei tule üle ja ma ei tea, mulle nagu meeldis ta nii väga, et ma natuke nagu ei julgenud ka nagu väga mingit draamat teha. Nüüd aga Angeliina lugu, kes sai 2025. aasta suve lõpus ööklubis tuttavaks sama mehega, kes seekord tutvustas end nimega Alex Friedrich. Kogu aeg rääkis, et ta on mingi firma omanik, et ta on mingi oma turvafirma, et väga-väga nagu siuke edukas ärimees. Tal on mingid krüptoinvesteeringud kuskil, ma ei tea kus. Et ta on suure päranduse omanik nii-öelda. Jutt sujus hiljem kenasti ka suhtluskanalites ja lõpuks saadi ka kokku. Kohtumise peamine eesmärk oligi siis see krüptoinvesteering nii-öelda. Et enne seda meil nagu suhtlemise käigus tekkis selline ühine nagu teema, mis meid huvitas. Ja siis ma ütlesin ka talle, et kuule, et vaata, sa tegeled nagu krüptoga, eks ole, sa oled nagu selline tark mees selles, et saad mulle nagu võib-olla kuidagi abiks olla. Võttis oma arvuti lahti, näitas mulle mingeid seal neid ma ei mäleta, kas see oli Kraken või mis tal see platvorm oli, kus ta seal krüptoga seal tegeles igastahes. Peale seda ta juba ütles, et okei, kuule, et nüüd saad mulle oma elu anda, et ma ise nagu teen kõik need asjad ära, et see on nagu liiga keeruline sinu jaoks. Ja siis ma nagu, kuna ma väga nagu usaldasin teda ja ma mõtlesin, et ma meeldin talle ka, et nagu kõik see suke magus jutt, mida ta enne seda rääkis, et ja nagu pani usaldama mind. Ja siis andsingi talle oma telefoni ja siis ta midagi nagu tegi seal, andis mulle telefoni tagasi, ütles, et kõik nüüd on korras, et panin su raha nagu stäkki. Ma nagu teadsin, et okei, nagu asi on kahtlane, aga ma nagu tundsin, et ma pean nagu enda jaoks teada saama, et kas nagu päriselt, kas ta päriselt armastab mind või siis ta lihtsalt kasutab ära mind. Mis summades siis jutt käis ja mille peale? No siis oligi see, et alguses oli korteri üüriraha 650 €, siis seal olid kommunaalid ka umbes 100 või 200 ja siis need olid need korterirahad ja siis ta veel tahtis minna põhimõtteliselt Monacosse reisile. Sinna läks 1100 € ja reisile me ikkagi ei läinud. Kuidas ta siis seda põhjendas, et see reis ikkagi ära jäi? Ta oli, et okei, kuule, et ma ikka ei suuda suga koos elada, et mulle ei meeldi suga elada ja siis ta nagu nii-öelda viskas mu välja. Ma nägin ise ka temaga koos elades, et oli üks hetk, kus nagu ma nägin, milline ta päriselt on, et ta läks nagu veits närvi ja niimoodi ja siis see suhtlus lõppeski ära ja siis mul ei olnud seda tunnet enam, et ma tahaks taga reisile minna ja
tal vist ilmselt väga ei tahtnud ka enam reisile minna minuga ja siis ta lubaski, et pole probleemi, et ma maksan sulle tagasi selle, aga jah, et ei saanud ikkagi seda raha tagasi. Kuna ma nagu olin juba suht kindel, et see inimene ei ole see, kellena ta nii-öelda üritab ennast näidata, et ta ei ole mingi Alex Friedrich, et see ei ole nagu tema päris nimi nii-öelda. Ja kuigi ta väitis, et on. Angelina tegi sotsiaalmeediasse ka hoiatava postituse, millele reageeris terve hulk naisi, kellega Paul on suhet aretanud ja neiltki erinevaid summasid välja petnud. Nagu samal päeval võtsid minuga nagu mitu inimest nagu ühendust tema Pauliga seoses. Ja siis arutasime nendega, et mis lood neil on temaga seoses, et kõik need asjad ja veel mitu päeva peale seda kirjutasid ka inimesed mulle. Ja kokku võttes ütleme nii siis, et 13 inimesed kirjutasid. See oli ikkagi nagu natuke šokk või nagu ma olin tegelikult nagu hästi palju neid tundeid maha surunud sellega seoses ja siis kui ma nägin seda postituses, kõik tunded tuli uuesti välja ja siis oli päris emotsionaalne õhtu minu jaoks. Et tegu pole pettunud naiste luurudega, siis olgu öeldud, et tänavu veebruaris toimus kohtuistung, kus Paul Alex Reinsoole mõisteti osalemise eest grupiviisilises röövimises 3-aastane tingimisi vanglakaristus. Nimelt mõisteti kohut Pätt turvameeste üle, kus ametiriietes turvad teksid ja röövisid vanalinnas üle joonud kodanikke. Nii et kõige muu kõrval ka selline karjäärihüpe. Millised on aga võimalused kõigil pettasaanutel oma õigus saada? Mari Punak, kui naisterahvastele olgu nad siis nooremad või natukene eakamad, ujub keegi külje alla ja küsib raha või siis pakub võimalust, et kui sa paned kas või paarsada eurot siia sisse ja siis hakkab raha kasvama, siis kuidas need naisterahvad saavad end kaitsta, sellepärast et eks ole reaalseid investeerimisvõimalusi ju ka. Aga kui lõpuks tuleb välja, et raha on kadunud, tüüp on kadunud, mida teha? Siis tulebki teha neid reaalseid investeeringuid, ehk siis õppida, mida tähendab investeerimine, et meil on väga ägedaid suunamudijaid, meil on väga ägedaid õpikuid, kus seda ise selgeks teha, sest see, kui keegi sulle räägib, kuidas tema sinu raha hakkab paigutama mingisse platvormi ja sellega teeb mingeid tegusid ilma, et sina tegelikult aru saaksid, kas see platvorm on päris, kas see, mida ta räägib sulle nagu üldse vastab tõele, siis siin tekibki juba oht, et on lihtne inimest eksitusse viia ja võib-olla tema raha lihtsalt endale võtta. Konkreetse juhtumi puhul on tegemist noorte naisterahvastega, kes tõesti on nagu elu juba alles alustamas, kellel on võib-olla sellised esimesed tõsisemad suhted ka noormeestega ja kui siis ongi noormees, kelle vastu on tekkinud usaldus, aga siis hakkab ta küsima 100 eurot kontserdipiletite eest, 100 eurot mingi ööbimise eest, 200 eurot korteri broneerimise eest, lõpuks ei ole kontsert, ei ole ööbimist, ei ole seda korterit, aga raha tagasi ei maksta. Kas sellega on üldse alust, ma ei tea, politseisse tulla või see on ikkagi noore tütarlapse kooliraha paraku? Kooliraha on kurb öelda, aga tegelikult tõesti, et kui ma olen andnud inimesele ise laenu, see on eraisiku antud laen, siis selleks, et seda tagasi saada, tuleb pöörduda kohtusse, et siin politsei ei hakka, tähendab mitte ei hakka, vaid me ei saagi siin aidata. Aga kui selliseid tütarlapsi on palju, kes tunnetavad, et täpselt sama isiku poolt on sama skeem olnud, kas kuidagi on see ikkagi midagi, mida võib nimetada kelmuseks, mis kuidagi on politsei huviorbiidis? Jah, et me saame öelda, et tegemist on armupetuskeemiga ja armukelmiga, sellepärast, et kõige algus on see, et on loodud suhe, kus teine endada usaldama hakanud ja sellest tingituna on antud raha. Nüüd küsimus on see, et kelmusel on seaduses väga selged piirid, et mida me saame kelmuseks lugeda ja mida mitte, et see, kui inimene vabast tahtest annab või soovib inimest aidata või annab talle raha ja ütleb, et ma usaldan sind, et sa seda paned investeerimisplatvormile, see nüüd on kahjuks tõesti, et see on nüüd inimese enda otsused. Kas laias laastus ei olegi võimalik sellisele tegelasele päitsid pähe panna? Me ei saa teda, politsei poolt ma saan öelda, et meie ei saa teda vastutusele võtta, aga on õigus pöörduda kohtusse ja kui meil on neid inimesi on rohkem, et siis neil on ka võib-olla lihtsam minna selle inimese vastu kohtusse, koondades kõik need võlad siis ühte kokku. Aga jah, kuskilt peab alustama ja teiseks on see, et kui minul on olnud mingi ebameeldiv kogemus kellegagi, kes on
lubanud maad ja ilmad kokku ja ei ole mulle raha tagasi maksnud. Mitte keegi ei keela minul jagada oma isiklikku lugu. Ma saan panna selle oma sotsiaalmeediasse, ma saan rääkida, ma saan hoiatada, et kuulge, ärge teie astuge sellesse samasse ämbrisse, kuhu mina astusin ja võib-olla me saame seeläbi aidata ka järgmisi ohvreid. Või nagu üldse, selles mõttes, kui mingi selline mees oleks olnud, kes nagu nii väga ei oleks nagu välimuselt iseloomult nagu muljet avaldanud, siis ma ilmselt ei oleks nagu selle õnge otsa sattunud nii kergesti, või lasknud ennast petta aga nagu lihtsalt oligi see, et ma päriselt nagu arvasin tükk aega, et ta on mu soulmate ja siis ta jättis mulle siukse, välimuselt on täpselt minu nagu maitse. Kui sa nüüd saaks sinna olukorda kuhugi tagasi minna, siis mida sa teisiti teeksid? Et ei tasu nagu oma raha ikka anda, et nagu kui ühe korra nagu oled juba laenanud ja tagasi ei saa, siis nagu kindlasti mitte rohkem. Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et ilmselt oleme jõudnud aega, kus uute tuttavate puhul tuleb nende nimed lihtsalt põhjalikult läbi guugeldada ja võtta ette ka avalikud kohtulahendid. Parem karta kui kahetseda.